lööve vaesusest. Mis see on? Briljant roheline. Tuulerõugad tulevad. Kurat, tuvastusest on läbi põetud juba. Pro-klassi episood. Lähme kohe asja kallale. Kapott on tühi ja see on vaja nimedega täita. Inimesed on juba küsinud, kuidas saab. Versioone on 3, käime nad kiiresti üle. Täna, kui me filmime, kohe on ka ahju soe värske Vampira.com koduleht saanud uue naha peale. Nagu iga aasta auto saab uue liveri, siis kodulehti iga aasta võib-olla ei uuendad, aga Gramet.ee on meil appi tulnud, mille leiab sealt veebilehe nurgas ka ettevõtte, kes on siis teinud veebimaailmas, ma ei tea, uus disain või? Meie maailmas uus liveri. Sinnaga on tekkinud Kapoti kampaania 2026 Karel Back to the Track. These guys are going to be pushed to the limit. 40,000 horsepower sitting on the straight. No burnout! Juurde vaja on võimalik sõita, aga ta oli kiirem praegu. Kilistage tulgame nüüd nautige sõita. See oli seis Karel praegu. See oli kiire sissejuhatus siia. Ette saate siis läbi kodulehe juba tegema hakata toetusi, mis me hakkame siis ükshaaval oma meeskonna liikmetega jälle väikeste näpukastega siia kleepima, nii nagu me tegime seda ka seda Jaapani tõusva päikese peale. Et see on see raskem tee. Ja kapoti disain on, nagu te nägite juba, kas ta lõplikult niimoodi jääb. Seda me vaatame, aga hetkeplaan on siuke. Ja siis, kuna ta ongi sigri-migri, siis me peame hakkama otsima õigete sõnade pikkustega neid nimesid panna õige koha peale, siis see lõpptulem näeb kõige ägedam välja, et me ei hakka siis blokke kleepima. See on küll meile rohkem tööd, aga jällegi lõpptulemuse nimel teeme seda. Ehk te saate kodulehelt otse nüüd teha selle kampaania jaoks. Loodetavasti esimesest etapiks on ikkagi need nimed siin peal. Teine võimalus on juba tegelikult, kes on liitunud Vampira Patroni või membershipiga, siis teie nimed on automaatselt juba olemas siin, et ei pea kodulehel eraldi selle toetust ostma. Muidugi võite teha seda, kui te tahate topelt teha 3-kordselt või 4-kordselt. Sellepärast see kodulehe variant on ka, et te võite oma sõpra ja ema, isa või tädi või venda üllatada ka, et te teete selle ostu, et seal on see lahter, kuhu te saate kirjutada siis nime 24 ühikut mahub sinna, peaks nagu piisav olema. 3 varianti, kuidas 3 oli? Ma ütlesin, kuidas 3 varianti on, aga jah, koduleht on membership ja Patreon. Patreon ja membership on erinevad nii-öelda portaalid, aga süsteem on sama põhimõtteliselt. Ja lihtsalt seal on erinevad levelid, 1, 2, 3. Mingitel levelitel on WhatsApp-grupid juures, teisel ja 3, kus te näete siis vestlust, ühes saavad omavahel vestelda kõik jälgijad, kes on sellega liitunud, ja 3, kõige kangem on siuke, kus on meeskonna liikmed räägivad kõiki asju, kus on düno, videod, graafikud, särgid, värgid, liigub siuke vähe detailsem info, siis seal saab spioonata inimene, aga kirjutada ise juurde ei saa, et sa võid lugeda. Et kõik seletused peaks igal pool olema erinevate gruppide all, kui te nendega liitute. Nii et stardipauk on antud, minge kütke, nii kui see jõuate. Loodame, et kõik mahuvad siia ära ka selles mõttes, et kurat, aga sellega ongi probleem. Mis siis, kui neid liiga palju on, siis mingi hetk paneme lukku selle, kui me näeme, et läheb jamaks enne hooaja algust. Aga hoiame võib-olla nii kaua lahti, kui 100% täidetud saab. Aga kui me näeme, et jamaks läheb, äkki peab lukku. Et elame näeme. Uuele kodulehele on tulemas uut merchi, siis te võite vana ka osta, ma ei tea, kas see jääb alles või jääb, mingil määral jääb, võib-olla kaob ära, tuleb uusi tooteid ja nii edasi. Ja tegelikult ühed klipid, mis olid kadunud või oleks pidanud minema eelmisse episoodi, on küll üles leitud. Lähme siis vaatame need ära, mis läheb muuta asjadega edasi. Muidu sumpsuma vestlaatlane peale tuskid. Jaa, sa saad teha iga aasta uue summuti.
jah. Nagu noh, seekord otsast mitte lõpuni, aga laud on kaetud, kus söögid joogid on. Kuredi metalliunik siin on suke. Ava! Hea hääl. Lõi korra spaigi põhja. See on Wintersi söögilaud. Siit hakatakse sööma hammasrattaid või vahetatakse hammasrattaid. Siuke äge abinõu on siis Soome mehe poolt valmis leiutatud, kes ehitab ka seda 350 setti, et rakis siis forrami kinni tõmbamiseks, et saaks siin ümber tööd teha ja siin on hakata vaja lõikama nüüd, modifitseerima, et see Bulldog mahuks siia vahele. Karel räägib kogu aeg Winters, Bulldog, keegi ei saa aru. Need on tegelikult põhimõtteliselt copy-paste asjad, aga erinevad tootjad. Ja lihtsalt rahvakeeli on nagu Winters enimi levinud kui Bulldog ja kuidagi seda lihtsam öelda ka kui Winters kui Bulldog, ma ei tea. Winter, Spring, meil on igast huvitavad nimed asjadel siin. Aga nüüd, mis puudu on, siis ongi see kuri koer. See on tollis nüüd kinni kuskilgi. Ta on nii kuri, et teda ei lasta tollist välja. Aga võib-olla siis saame laenata siin kaasmaalaste kolleegide käest kumba tükki, et me ei hakka siis seda enda oma ära ootama, et me teeme siis kellegi tummi mingi asjaga, laenatud asjaga äkki saame valmis teha. Ja siis, kui meie oma tuleb, siis paneme külge või ma ei tea, siis tuleb tellida teisest kohast ka, nagu see karteri põhi on, ja siis teisest kohast hakata raha tagasi nõudma. Nii et sellega madistame siin, aga ma ei tea, ega rohkem vist saagi teha, ma pean seda Wintersi tooma kuskilgi või selle Bulldogi ja... Nojah, vähemalt sai vähemalt külge pandud. Nüüd on laud. Ja üks päev hakkasin veel asju panema mootori külge. Magnus hakkas panema, et paneme selle, paneme tolle. Ja siis ma isegi jõudnud kaamerat ja timelapsi käima panna ja nüüd ta on siuke. Ta on nagu väga komplektne juba. Roolivu pump sai külge, õlipump sai külge, kenekas sai külge pandud, väljalase on küljes, basegate on küljes. Põhimõtteliselt saaks selle osa täitsa kokku panna, kui väga tahaks. Tegelikult saaks ka alla panna käigukasti, siduri tagasi ja vana sild on tegelikult all. Ja siis kui radikas ka veel külge panna, kuule, saaks düno sinna ära käia, kui selle üldse valmis saab. Vabalt, see üldse ei sega dünotamist. Aga läheks ikka dünosse õige Wintersi asjadega, Bulldogiga, siis see ülekanne on nagu niimoodi ehitatud ka, et ta annab tegelikult väänet juurde autole justkui piltlikult öeldes. Newtonid peaks rohkem olema. Jah, Newtonid. Ehk siis tegelikult oleks ikkagi autot dünotada reistunnis Villeri juures õigete spekkide, diffrite, hammasrataste kõigega. Aga düno jaoks peakski hästi panema hästi pika hamba. Siis saab pikalt tõmmata. Muidu on kogu aeg see häda, et käib. Et kui puust tuleb, on juba lõpus. Et dünopink ei jõua registreerima hakata ja asjad ja andurid, et käib nii kiiresti põhja. See on hästi pikk see panna 5. lased. Ja siis kus puulima hakkama. Sa olete fookusest väljas, tõmmake ennast fookusesse. Vaata oma kaamera sätted üle, ei ole fookuses. Kui sätted on paigast ära, jah, drifti hooaeg on lähenemas 2026 Pro-klass. Karel läheb, teeb uskumatuid tegusid, mida ta kunagi pole teinud. Loodetavasti, kui ta leiab need munad üles. Oleme siis autot ehitamas ja selles episoodis te juba kuulete ka hääli. Mida see kombo siis hakkab tootma? Tulevad väiksed kütusesüsteemi muudatused, kütus muutub ja kas numbrid jäävad samaks või langevad. Juurde, vist ei tule pigem. Nossi juba. Nossi hakkab pihta. Väike sajani šott nossi. Sulle paneme 100 šotti nossi hoopis. Karstlane ei saa. Aga vahepeal siis on mootor leidnud koha auto peal tagasi, siis on pandud alternaator, roolivõimupump, kõik agregaadid külge, turbo on leidnud oma kodu üles, Veiskidi lahendus näeb siuke välja siis. See poisike peab minema siis siit ära, reeglites on kirjas, et kuuma poole peal on karteri tuulutust olla ei tohi, see on siis kuum pool, nimetatakse autol ja näed, siin on külm pool. Kui sul on V6, siis on kahel pool kuum ja keskel on külm. Ehk siis paned kätskeni? Ei teagi, pagasnikusse. Selles episoodis siis paigaldame siduri tagasi. Sidur on siin laua peal. Magnus, tule näita sidurit. Terve hooaja sõitud sidur. Milline näeb välja siis see? Mida ekspert ütleb? Kas saab kasutada või ei saa? Mõne etapp ikka saab. Mõne või? Jah. Kuule, hüppa pommi ja see peab ikkagi pool aastat võiks ära kesta. Esimesed trennid ja väntsutamised. No tead,
uut korvi vaja poole hooaja pealt. ja nüüd on peksa saanud. Tegemist on siis Denatsi siduriga ja tegelikult arvestades seda, et päris siuke raju hooaeg oli, siis näemegi, et ta nagu vaata värvi on muutunud siin paari koha pealt, eks ta ikka kuum on ilus saanud. kuuma saanud, on ju, et see ongi see plaat, mis on kõver, on ju. Meil on tegelikult tagavaraks uus olemas, on ju. Jep. Aga ülejäänud asjad, mis tundusid täitsa enam-vähem. No, eks ta on kulunud aja, aga see on loomult kulumine hetkel selle spordi puhul. Ehk siis me paneme tegelikult kokku ja ma tellin siis võib-olla varuks ühe teise kiti. Ja ega me ei tea, palju ta originaalist paksust oli üldse. Vaatame kuskilt videost järgi. Aga vaata, kas kõik ettad on vähemalt ühesugused. 752. Tegemist on siis 3-kettalise siduriga, mis on 200 milli oli see või? Et tegelikult saab võtta ka 2-kettalise, mis on 240 milli siis. Ja see ongi see korv, kui me jõuame selle viimase, et me saame siis tõsta teda erinevatesse astmetesse ka, kui ta nüüd kulunud on. Magnus arvabki, et võib-olla me peaks ka teise astmesse juba tõstma ja siis ära mõõtma, kas on piisava lahutusmaa. Ja kui see on piisav, siis ta jääbki sinna teise astmesse, ehk siis me saame ikkagi siduri nagu lõpuni sõita. Ja igaks juhuks siis varuks tellida üks kitt veel nii-öelda ja hooaja keskel saame vajadusel vahetada. Kui peaks probleeme tekkima, et see käigukasti käi nüüd nii raskelt alt ära. Kõigi uus mänguasi. Kõik saavad olla pro-koristajad nüüd. Magnus laseb minna. Mis tunne on olla koristaja? Pigem koristada niimoodi. Niimoodi on ikkagi luksus koristada, on ju? Aga jah, hüppake pommi, palju need aparaadid maksavad uuest peast ja isegi kasutatud peast, aga meile tuli ideaalpuhastus Pärnust appi, et neil oli siuke kompaktne, ilus Kärcheri kasutatud aparaat olemas, mis oli enam-vähem mõistliku hinnaga. Aga no ikkagi tegelikult suhteliselt kulukas. Aga kuna meil siin jääge põrand on ja seda oleks vaja lihvida ikkagi selle ümberkäiva asjaga, siis ta säilitab seda põrandat paremini ja on lihtsam puhastada ja nii edasi. Tuli välja käia see. Need eurod, et kes tahab kasutatud masinaid, ideaalpuhastust leiab, siis saate ka hea diili küsida, et sealt saab uusi ka. Aga ma isegi hakkan nagu uut küsima ja meelitama kuskilki suurematest ettevõtetest. Et kui keegi näeb ja tahab meile seda isesõitvat masinat, vaata, kus saab pead ratsutada. No sellega ei mahu siia ära, see garaaž on nii väike, et see on siuke ideaalne aparaat siia. Aga no me ära ei ütle, kui keegi annab niisama. Aga nüüd hakkab vaakumiga imema ka, et seal on mitu seda versiooni, kuidas nii puhastada saab. Alguses leotame põranda ära ja siis saab panna imuri ka järgi ja siis tõmbab kõik puhtaks. Aga Karl ootab oma korda, vaata. Jalg tatsub siin. Tahaks ka, oli. Muidugi tahab. Läheb mingi suuremaks peksmiseks või? See on mõõga teha seal.
mida ehitad? Kuidas juhtmetega läheb? Suht hästi, aga selle solenoidi ruumiga on siin vähe ruumi. Ja moore 2 tükki. Mahub, aga ei mahu. Karl on võtnud jälle juhtmed kätte, et siin on vaja jälle natuke ümber teha neid asju, et siia ette jookseb ka nüüd mingi punane uus juhe, ma vaatan sinna peale on panenud Tsinuun või? Tsinuun või? Sinuun! Mis siis Tsinuun tähendab? Mina paneme selle mingid tuled sinna, et sa näeksid sõita. Jah, tuledeni jõuame siis, kui näete seda kere valmimist, aga enne tehnika pool. Ja autost on siis veel juhtmeid natuke välja võetud, üks boks on ära võetud. Boks on kadunud juba. Ja siin on. DCM mootorboks on see, mis juhtis seda teist facegate'i ja natuke on veel juhtmeid harvendatud, ümber tõstetud. Põhimõtteliselt kõik, mida vaja ei ole, sai ära võetud ja sai korda tehtud, et üleliikseid asju auto külge ei jäta. Lahtiseid otsi pole. Ja Karel on välja võtnud kütusepaagist kütusepumbad, nõrguvad siin. Et teeme siis nende vahetuse ka, et ma ei ütleks, et need pumbad halvad on, mida me siin kasutanud oleme, aga nendega on mingi probleem, et meil on mingi pumbavõlg on maksmata, kogu aeg on kütusepump läbi. Ja me vahetame siis kütust ka ja äkki need on juba siis selle puhta alkoholiga haiget saanud, et hooaja alguses ikkagi teeme siis väikse upgrade'i ja lähme nende pumpade peale tagasi, millega meil ei olnud probleeme ja millega me oleme sõitnud siis nii-öelda eelnevalt semiproos ja proos ka. Ehk Dutchwergi pumbad lähevad kõik siis 2 etteanda pumpa ja üks, mis hakkab ette tootma sinna vahepaaki. Et vahetame need ära, et nendega probleeme ei olnud. Loodame, et ei ole siis nüüd edaspidi ka. Eks need tegelikult laias laastus tulevad ühest tehasest, et ilmselt need on Boschi pumbad. Et kui me võtame lahti nad, siis tegelikult on, ma näen, et need on Boschi pumbad, sellepärast, et siin on Boschi kood, aga siin on Boschi lõpukood on maha lihvitud. Ehk tegelikult, kui saaks teada, mis see lõpukood on, siis saaks otse neid pumpasid ka tellida ja ilmselt see sobib mingile autole veel Bolt on külge. Ehk tegelikult seda leiab ka. Klepsud võtame siit maha, et need ära etanooli sees ei hakkaks lagundama ennast ja nii edasi. Et tegelen selle poolega, vaatame, Karl peab mul appi ka vist tulema juhtmeid natuke tegema seal, vaatame. Äkki saab hakkama, äkki ei saa. Õpi ise ükskord see elektri tegemine ära. Kuule, ühele autole, ühele BMW-le ma tegin ise, nägid, mäletada? Millisele? Sellega, millega sõitsin, see hea BMW. No siis saad hakkama milli. Kui väga tahta, eks ikka saab hakkama, aga Karel lihtsalt aeglane. Film üles, kuidas kommis viiakse töö ajal lihtsalt. Kõik on jumala õige. Tegelikult ei tohiks kommis viia. Kuidas autole reguleeritakse boost'i siis, ehk heitgaaside kogust, mis turbost läbi käib, on olemas selline wastegate, see on siis 50 mm, see 50 tähendab ProGate, et see mõõdab seda ava suurust siin. Ja siin sees on membraan ja vedrud, näed, selle jaoks on võtid, et lahti surud siia peale, siin on erineva nii-öelda jäikusega, no vedrud, teeme selle lahti kohe, vaata, mis siin sees on siis. Kui ma seda käega alla jõuan suruda, siis ei ole hullu. Nii, hopsti, tuli lahti. Nüüd on sul siuksed asjad siin, näed. Sinine vedru, üks suur ja siin on see membraan. Selle järgi siis ongi heitgaasid on siin taga ja selle järgi lastakse neid siit välja. Ja see membraan liigutab seda siit, näed, õhk käib läbi, kuulete. Ja seda omakorda juhib need solenoid, mida seal Karl paigaldas. Kui sa ei taha, et solenoidiga juhtida, et sul on, nagu kutsutakse seda spring pressure'iks, kevadine surve. Kevadsurve. Siis ta töötab mehaaniliselt niimoodi, et ühtegi elektroonikat ei juhigi. Ehk kui see vedru ongi, tabel on nende jaoks olemas, näiteks. Nii, ma panen teile siia tabeli, aga ma pean endal tabeli lahti võtma, ma peast ei tea kõike. Siis ongi, näed, me teame, et see sinine vedru, Sky Blue, on 14 BC-d. See tuleb teisendada omakorda siis nüüd barrideks, on ju.
ja näiteks green on meil näed 7 BSI-d, yellow on 5 ja siis on 3. Ja tegelikult sa saadki kombineerida, nagu siin tabelis näha on, et näed, me tahame saada 26 BSI-d, see teeb siis mingi 1,9 barri näiteks baasrõhuks, siis me kombineerimegi kokku, mis meil selle jaoks vaja on siis näed, kollane, roheline ja sinine. Kollane, roheline ja sinine. Siis sa põhimõtteliselt panedki need kõik siia. Nii. Nüüd on see kaan vaja uuesti kinni suruda. Ossa reski jõuan isegi. Pole paa. Jõuka vendika. Trenni teinud siin kõvasti tõstnud midagi, vaata. Ei tea kumma käega. Aga see siis ongi see baasrõhk nüüd põhimõtteliselt. Ja tegelikult, kui sa tahad veel saada, siis sa võid neid omakorda veel siia peale panna. Ja igal turbomehel peab olema siis oma vedrukart ja varuosade kart, näete. Siin on veel punaseid, roosasid, valgeid, et saada see puust ka paika nii, nagu sa tahad. Panna kõik korraga. Kevad on nurga taga, vaata kui palju springe on. Et kellel vedru vaja on, ärge helistage. Minu omad. Huvitav, neid tabelis, neid ei ole kirjas. Mis punane teeb huvitav siis? Mingit teist tabelit või? Tavaliselt punane racing. Racing, jah? Huvitav. No siis saab proovida ka muidugi käe vahel. Jaa, punane on racing, jaa. Nii et konsulteerime Villeriga, mis tema arvab. Mis võiks olla baas nii-öelda vedru pressure'iga see, et kui ta ei tööta ühegi solemendiga, mis ta arvab, mis see olla võiks. Ja siis komplekteerime siia õige asja kokku. Tahab välja tulla ja vaata. Saab jah? No lase koer välja. Ei olegi koer. Näh, No on koer, vaata, seal on koera pilti. Bulldog Blood. Koera verd. Koera veri. Vaata, kui vihane bulldog siin on. Vaata, ma leidsin ühe veel. Igale mehel on oma Ma leidsin ühe veel. Ongi, 3 juba. Pidu. Liiter näkku siis või? No lõpuks kaua oodatud kaunike. Ainult läkski 2 kuud aega ja ühest teisest kohast oleks võinud tellida tegelikult 3 päevaga. See on see, ka Karel koonerdab siin, ajab 250 eurot taga. Siis juhtub niimoodi. Mida siis teiste lõpetuseks siit? Küsige konkreetselt ja otse müügimehelt, kas sul on reaalselt see laos olemas. Kui ta vastab jah, siis kas sa paned täna teele selle? Kui ta vastab jah, no siis võiks nagu peaaegu olla. Kui ta hakkab sulle umbluu juttu keerutama, siis on kahtlane. Aga on ju natuke ikkagi teise siis välimuse ja kujuga näed, kui see laenatud internet vanema tüüp. Aga vaata, siin ongi see, et siit saad õliga juba sisse lihtsalt panna. See on ka upgrade, seda ei ole teistel olnud, näed. Õhutus on ka siin. Siin õhutus on ka näha olemas. On ikka kinni ka või? Vist on? Nii kinni on, et tege ringigi. Nii kinni on, et tege ringigi. Nüüd hakkab see lumememmede mäng ka pihta, et meie kõige pikem ülekanne on siis rattakiiruse poolest just kui 200, mis see on siis, 209 kilomeetrit ja see tähendab seda, et meil on 343 ülekanne. See on siis minu DMA käigukasti ülekannetega välja arvutatud ja see hammas peab olema siis 25-30 ehk ongi need samad, on ju? Ei käigi ringi, juba on jama või? Ära hakka. Siis see peabki olema siis low settingus. Nii pidi kõige rohkem jõudus, siit läheb üle või jõud sisse, siit läheb tifrisse. Aha, näed, läksid külge. Nüüd läks ringiga käim. Ja niimoodi vahetatakse neid hambaid siis. Nii lihtsalt käibki see tifri vahetus, vaata, kus meestel näevad naarud. On või? Vaata, see ma kõigiga vanne. No paneme, vaatame, sa ju keevitasid selle valmis teise järgi, vaatame, kus on samasugune. No ongi lihtsalt 2 auku lihtsalt. Ja siin on laagrid, mis hoiavad veel toeks. Nii-öelda välisvõlja. Näe, siin on laagrile pandud need ka, stopperid ette. Et laagrid ära ei tule. Tavast on need nii lastud siis. No selles mõttes, et natuke kiunu ka on ju, aga väidetavalt see siis on tõesti driftimeestega koostöös välja tehtud kõikide upgrade'idega Bulldog. Võib-olla see on müügijutt. Ehk nüüd ongi, siin on need lisapunnid, siin on tehtud kõiki neid väikseid upgrade'e, mis on olnud teistel miinuseks, väidetavalt teised tootjad.
ehk siis jah, et siin on auke palju ja tal peaks olema see tugevdatud võll ja väidetavalt siis on 28 upgrade'i nii-öelda terve selle drifti peale kokku. Nii et ma kõik isegi ei tea, mis need on. Kas siin midagi on üldse originaali ka või? Siin või? Üldine disain vist. Üldine disain, need on pilletist. Ja see need peaks tugevamad olema ja see on siis 1500 newtonmeetrit peaks kestma see nagu lõtva. Valmis? On. Palju. Hästi valmis. Kuidas nende Bolt-on asjadega on, et ongi Bolt-on ja? Paar Bolti on ju sees ja? Kõik Boltid ei lähe ja pooled saab panna. Eks see drifti ja võistlusauto ehitamine ongi kõik custom. Bolt-on on üks äge nimetus lihtsalt asjadele. Eestikeelne tõlge siis, et sul ei ole vaja midagi lõigata, keevitada, modifitseerida, vaid sa panedki Boltid selle külge. Ja mis nii palju Bolti üle jääb ja mutreid? Poolik projekt on veel. Aga alla ta läheb. Aga natuke modifikatsioone, et need on ikkagi mingil vääral ikkagi need natuke on need asjad erinevad. Aga mitte nagu palju, vaid mõned millimeetrid sinna tänna siis. Üldpilis sobis alla ju? No üldpilis sobib alla jah, et nagu kõige hullem ei olegi. Töötlemist mõned asjad. Kardaaniga hakkab pulli saama jälle sinna. Siin on see jouk. Koliseb juba rest. Lõtkud on nii suured. Nüüd hakkab auto veel rohkem undama. Ja raudselt hakkab kõrvad roppema. Nii kui pead käigu sisse, see kaste pealt ja see ka seda. Klak-klak-klak. Killadi-kolladi. Raha hääl on see. Raha hääl. Ja tšing-tšing. Või on vaesuse hääl. Mõlemad. Sa tead, kui palju raha läks lihtsalt. Osadel on raha hääl, teisel on vaesuse hääl, jah. Eks see raha tuleb ja läheb ja ega teda kinni ei tohigi hoida, et ta peab ringluses kogu aeg olema, siis majandus ja maailm kasvab kõik. Et mul on hea meel, et meil on niisugune koostööpartner ja toetaja nagu Unibet sellel aastal õla alla pannud, kes on meil siis siin rattad veerema pannud, vahet ei ole, kas nad on tavalised rattad või hammasrattad, ülekandeid on meil vaja ja toetab siis Karel Back to the Tracki niisugust kampaaniat või aktsiooni. Eks sellel aastal ongi plaan tulla tagasi tugevamana kui kunagi varem ja teha asju tõesti uhkemalt ja suuremalt kui kunagi varem. Eks meil on selle jaoks võimaldatud mingid vahendeid, aga see ei tähenda, et need vahendid on nagu lõpmatu ilm. Meil on ka ikkagi eelarve siin ette pandud, me üritame nendes piirides püsida. Aga Karel siin vahepeal astub vaata üle piiri näiteks siin. Hammasrattaid on süsteemi äkki liiga palju sattunud. Ma siin tõstingi neid hammasrattaid ja vaatasin, palju need kaaluvad. Vaata, 1,6 kilo, 3 kilo on hammasrattad. Täitsa haige. Et kui te nüüd ringi kolate siin ja video all ja satute igasuguste linkide peale, siis ütlen ka kohustusliku asjana. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Nii et jah, nägid esimese korraga tuli välja see kord. Maha lugeda või? Maha lugeda isegi ei suuda, jah. Nii et olge tõesti vastutustundlikud ja meie käitume ka vastutustundlikult ja vaatame, et igaks etapiks saaks õiged hammasrattad sisse. Mul tunne, et uusi radikaid on vaja. Keegi pani kruvikad läbi. Magnus, vaata, millega teeb. Mina ei tea midagi.
Drifti hooaeg on ukse taga ja kevad ka juba paistab ja tegelikult ongi hea rääkida rehvipinkidest. Oleme Benefitis tagasi ja meil ei ole ka rehvipinki. Ja tulimegi vaatama siis, mis turul täna toimub, kuidas on aastatega asjad edasi läinud. Karel on ka kunagi rehvitehnik on. Ma juba siin taustal näen, et pingid on ikkagi ka arenenud nii-öelda balansseerpingid ja montaažipingid. Et meie vahetame aastas 200-300 rehvi heal juhul, et me päris nagu rehvipunkt ei ole, et meil on siuke hobigaraaž, et mida siis siuksele hobigaraaži mehele soovitada? No tere ja rõõm sind näha taas kord meie majas ja tore, et sa meie poole pöördusid, sest et see kõige õigem koht. Jah, no pinke pidi teil olema seinast seina põhimõtteliselt valikut. Riiulid on täis, ütleme niimoodi, rehvihooaeg on ukse ees ja vastavalt siis kasutusintensiivsusele saab igaüks omale pingi valida, täpselt nagu sinuga tegime. Et mäletad küll, kui panin sulle esimese pakkumise teele, siin on kõik maailma rehvipingid, õnneks olid ainult rääkisime montaažipinkidest, siis sa ütlesid, oi, kallis on. No selles mõttes, et nagu ilu on vaataja silmades, siis rahakoti paksus ja kallidus on ka nagu vastavalt kasutajale. Ja tegelikult oli see, et ega me nii-öelda odavaid ja halbu pinke ei müügi, meil on head, väga head ja suurepärased. Et seda, kuidas seda öelda, et Hiina pinke teie valikust ei leia või kui klient väga tahab? Ei, üldiselt me pärast pakume ka hooldust ja siis varuosad ja inapinkidega on see kahtlane teema, et ei tahaks nagu sinna libedale teele minna. Ikkagi Itaalia ja Saksamaa ja USA tooted. Et selle inapingiga on ikkagi see, et nad on mingi korra tootmises ja kui see katki läheb, siis sinna pole võimalik varuosa saada. Ei taha üldistada, aga seal võib minna hästi, aga võib minna väga halvasti ka. No meil on olnud mingisugune inapink, on ju, aga aastaid kasutades, ega me nägime seal, et hakkas suht kiiresti susisema, ta metall võib-olla on natuke pehme, natuke õhuke ja paindub läbi see pea ja kõik, täpselt nii ongi, et mõnes kohas on metalli rohkem ja parem kvaliteediga, mõnes kohas vähem ja ka tehnilised lahendused on erinevad, eks. Taustaks me näeme, et töö käib sitse heebrivaba pingiga nüüd. Kas see on siis siuke täna kõige enam levinud pink või? See on klassikaliste ehk siis väljast haaravate rehvide tipptase, paremat julgeks öelda pole olemas. Et mis teda heaks teeb, ongi see, et temal on poom, tiltback, mitte tiltback on tavaline, siis klassikaline, sellel on külje peale keeravad poom, mis teeb poomi jäigemaks. Et muidugi see jäikus on jällegi ka sellest kasutajas kinni, et kui sa jõuga kalale läheb, siis jõuga läheb karu ka misitarru, eks. Sa saad selle välja pealt selle värvi maha. Aga siin see poom istub koonuse otsast, ta on jäigem. Mis veel on selle pingi modifikatsioon, et see madalarefi adapter on vasakul pool. Ja ta on muidugi selles mõttes patenteeritud mõnusasti, teistel ta on alati paremal pool ja ta on mugavam kasutada lihtsalt, et ta jää selle töötsooni, selle lahti surule rett. Loomulikult on siin kõik siis lisad, mis õigel pingil peavad olema, et jalaga pumpamine, sujuv kiiruse regulatsioon, kusjuures tark kiiruse regulatsioon, ehk siis kui ta hakkab päris kinni pooma sinna velge ja rehvi, siis ta laseb lahti lihtsalt, ei lase lõpuni. Ja selles mõttes ongi, et meil balanssipinki ei ole vaja, meie nagu neid driftirehvi ei tasakaalusta, aga autotöökojale on see vajalik ja see ma näen ka edasi arenenud, et mehed isegi ei pea enam rehvi ise pinki tõstma. No eks see lumelepegeste põlvkond tuleb peale, need ei jaksa midagi tassida, aga see on nüüd läbi huumori prisma öeldud, et rattad on ju läinud suuremaks ja raskemaks. Tõsi, väga palju. 50 kilo pluss juba tulevad rattad sinna ja elektriautode omad on ka täiesti tavaline, 21, 22, 24 tolli juba rattad, et siis need on lihtsalt rasked ja kui sa pead päev otsa neid tõstma, siis sa lõpuks ei jõua tõsta. Et selle pingi puhul on just tähtis see, et mis üldse kõikide pingi puhul, mis me müüme, et tal on ratta kiirkinnitus. Et sa ei pea käsitsi midagi keerama, 200 Newton-meetrit tõmbab kogu kinni ja täpsus on ka muidugi, saksa täpsus. Et kui me räägime nüüd siinpool olevatest pinkidest, tasakaalust pingist ka siinpool olevast, siis see on väga hea komplekt nii-öelda auto esindusele. Et siinpool on juba edasi jõudnud komplekt, mis siis võiks olla rehvitöökojale, kes on ka edasi jõud. Kõrge intensiivsusega töö jaoks, kellel on juba teadlikud valikud. Okei. No teil on ka väga teadlik valik. Väga teadlik valik, jah. Vastavalt teie vajadustele see valik tehtud on ju, ja me jõudsime selle pingi juurde. Täpselt nagu seda eelmist montaažipinki on seda pinki võimalik ka siis saada leverless ehk siis heeblivabana. Aga kuna sul see tööintensiivsus oli suhteliselt madal,
me tahame trenni ja jõudu teha veel. No täpselt on ju, et siis sai see valik tehtud, see eeblivaba vidin siin juures maksab mingisuguse raha jällegi ja teil pole seda teilt vaja. No me saame hakkama jah, proovime ise siis käsitleda. Te rooli ka keerama, vaata siis. Muidugi. Aga need lisaabluruvuutikad on meil vaja, sellepärast meie drifti rehvid on ka suhteliselt madalad ja et rehvi kätte saada, siis on vaja neid lisatugesid ja nii-öelda lükkajaid, sellepärast meil on ka sellised huvitavad väljad, mille pealt rehv selle lisarant, et ei tulekski rehv maha sõidu ajal. Ütleme niimoodi, et samas, mis kõik on olemas siin peal, et mida sa ise võib-olla panid ka tähele, mis tänu sellest hinnal tuleb, jalaga pumpamist ei ole, et see on eraldi. Aga siia saab selle külge panna, nagu me juba rääkisime, et kui see tingimata osutub vajalikuks, paneb ta siia külge ära. 2 kiirust töölaual, ka kindlasti vajalik, 7-14 pööret on. Et põhimõtteliselt neid pinke saab komplekteerida, siis seda saab ka ilma selle käpata, kui keegi tahab lihtsalt pinki. Täpselt, ja kui tahab sükust pinki, aga eeblevaba, siis eeblevaba ka. Ta pumpamisega külge. Nii et väga lihtne, võtke Markoga ühendust, tema vaatab teie vajadustele vastavad asjad välja ja teeb pakkumised ja saate siis lõpliku otsus ise teha. Täpselt. Väga lihtne. Jah, kõik lingid leiab alt ja me tulime siis täna seda pinki üle vaatama, oma silmaga tahaks katsuda, natuke näppisime ja nüüd kas see sama pink tõstetaksegi kuhugi transpordiautosse või? Selle me koos sinuga välja valisime. Jah, koos valisime. Kuule pandigi tööle ju. Nii kui nägu näitab, kohe pannakse tööle. No siin on minna antud niimoodi, et vähe ei ole, mitu 3-4 päeva on tehtud timelapse ilukaadreid, et pole palju lobisenud siin. Aga võtame siis kiire recap, mis siin juhtunud on. Et Winters on, ei ole Winters, Bulldog on meil, on alla saanud, siia on skidplate tulnud. Vaisjabist tulid uued veovõllid, sellepärast et vanad olid erineva pikkusega, nüüd on ühepikkused ja Winters nõuab teisi veovõlle. Jäi vana VF veel sellepärast, et tuleb hakata neid eurosid ka ikkagi lugema, et ostame siis varukitti loodetavasti hooaja alguses, et praegu läheb vana külge, lõpetame ta piinad ära või äkki ta kestab hooaja, kes teab. Ja nüüd oli ka vaja ümber teha summuti natukene, et meil vanasti oli siin veebändi lahendus, et ära võtta see viimane jupp, et saaks tifrit vahetada. Kuna me nüüd tifrit enam vahetama ei pea, vahetame siit ülekannet, siis kaotasime selle jupi ära, selle lisakaal jällegi, sealt tuli pool kilo rohkem. Ja nüüd on siis uus summuti kinnitused ka siia kummipukside peale ja natuke oli sealt eest ka vaja ümber teha sumpsi. Ja siis on veel igasuguseid näppet, nippet asju tehtud, nagu te olete näinud. Ja siis Karel läks üks päev, no nii närvi, et ei kujuta ette. No, kui sa ostad 6000 eurose tüki ja paned kõik asjad kokku, sa oled õnnelik ja sa paned õli sisse, likk või molliõli ja siis sa oled õnnelik veel, sa keerutad rattaid ringi ja siis üks hetk see hakkab siit otsa simmeri vahelt jooksma, mitte leevendama, mitte tilkuma, vaid sõna otseses mõttes jooksma. Kas see ei ajaks teid ka närvi? Ja selles mõttes, et närv oli sees juba, siis sai vastu võetud valesid otsuseid. Kas seda oleks saanud vältida? Ma ei tea, võib-olla. Või ei oleks jah, kui oleks närvi ära läinud ja koju läinud, järgmine päev tagasi kaine peaga mõelda, oleks lihtsam asi tulnud. Aga ma läksin raskema vastupanu teed. Nii, näitame Kareli lollust. Seal käib siuke otsatükk siis ära, kus sees on simmer. Aga Karel on ka eluaeg simmereid vahetanud, kõiki simmereid saab niimoodi vahetada, et ta tuleb niimoodi sinu poole välja, et kruvikaga lööd väikselt vahele, on kummi simmerist, ta tuleb välja. Aga see on ikkagi motosport ja see on eriline. See tuleb tahapoole välja, et ärge siis olge Karel, õppige sellest Eesti driftimehed, kes vaatavad, kes kasutavad Wintersit, süvenege tehnikasse ka, et ta tuleb siis mitte siiapoole välja, vaid ta tuleb tahapoole välja ja teda hoiab üks splint kinni. Ja otse loomulikult ma tegin siis selle katki, ja nüüd on uut vaja, korpus sai natukene kahjustada, aga tihenduspinnad on korras, sellega ei ole hullu.
Aga mida oleks saanud teha tegelikult siukses olukorras, siis tegelikult siin on siuke vedru seib või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. No see ongi see sama vedru, mis surub sellele tihendile siis kokku siit niimoodi. Tegelikult saab sellega siukest asja teha, et ta käib lahti ühes kohast, näed, ma näitan niimoodi. Siis sa saad otsa jupi maha lõigata ja siin on koonusots, siis sa keerad uuesti kokku ja siis saad vedru pinget reguleerida ja teha siis ta nii tuugaks, et ta ilusti istuks siia võlli peale. Aga närv oli must, mis moodi see lekib, kurat tõmbab välja selle, ma panen uue. No, siis me oleme täna siin. Vahepeal on ikkagi see siuke kiirustamine on enda nuhtlus. Aga no see selleks, õpime, minu viga. Ja siis vahepeal on muidugi Kardaaniga ka siin huvitavad lood olnud. Et on saanud valmis vaheadapter versioon 1. Et üks treial mees mõisa taga tegi meile siukse tüki. See on siis ristiga jolk ühendusest mõeldud flantsi peale. Siin on 12,9 poldid, mille murdepunkt oli, ma ei tea, mingi 7,5 tonni või midagi. Et me saaks kasutada seda vana kardaani, sellepärast meil on 2 tükki neid ja pikkus oli täpselt paigas, lihtsalt oli vaja adapteri teha, mis ühenduks sellega ära. See on Gen 1. Meil on juba siin tükke tulnud, Karel ostis terve Mustangi, ei ostnud tervet Mustangit. Mustangi tagasilla ostis Diffri. Seda võime näidata pärast, see on seal kasti sees. Mul oli ainult seda juppi sealt vaja, et saada see nuut õige. See on Fordi 88 nii-öelda mingi standardvärk, aga neid on ka suur ja väike, see on õige. Siit on ka meil vaja lasta ära treida natuke ja siis on meil palju tugevam ühendus ja me saame lasta nii-öelda see Nissani flants. Me saame siis teha siia samasuguse bolt pattern'i, et siis me saame nagu veel tugevama tüki, kui näiteks äkki see. Aga ma ei tea, mis Magnus arvab juba. See on tummisem jah niimoodi. See on tummisem niimoodi, aga no visuaalselt me oleme natuke skeptilised, aga arvutuste kohaselt peaks see ka töötama. Jah, aga teeme teise varuks, kui puruks läheb, on kohe võtta. No pigem ongi, kui see valmis saab, dünost läheme juba sellega ja see jääb varuks, me arvame siis seda äkki katsetame, kui me ei tea. Ehk seda saab keevitada, see on nagu poltlahendus, sellepärast, et siin on nagu nüüd liha, kuhu keevitada on nagu oma jagu. Ja Differ maksis kusjuures ainult 125 eurot ja see flants uuena tellides on mingi 125 ja 150 eurot pluss USAst saatmine. Nii et vahepeal tuleb ka lifehacke teha. Et nüüd on siis üks Differ üle, kes tahab, Jaa, vaatame selle Mustangi Diffrit. Mustangi Diffri juures on veel ägedaid asju, et on tulnud ka keredetailid, mida te tegelikult näete juba järgmises episoodis täpsemalt, aga siin te näete ka, et meil on kohal olnud. Karel saab liblikat mängida, tahab? Ei taha. Enne vehtis, nüüd ei kõlba vehtis. Filmi kätte ära, ma tahan polistada. Täitsa lõpp, kui kerge see on. No see on mingi alla kilo ja siit tuleb selle tükkide arvelt, ma arvan, tuleb siuke 15 kilo juba auto pealt maha. Jah, Karel võiks enda pealt ka kilosid maha võtta. Töötan sellega, näed, 3 on läinud, siit tuleb juurde lihtsalt raskelt läheb. Aga ma olen saanud 2 digiti peale juba, selles mõttes on hästi. Aga see, Mustangi Differ on siin, nii et on puuris veel. Me ei lasegi seda puurist välja. Meil on üks Eestis, üks Mustangi mees. Äkki tal on vaja seda, äkki saab varu osasid, ma ei tea. Aga see on siuke tükk alumiiniumit siin, raske. Seest on ka veel metall. Ma viin selle ära, ma saan 30-40 euro siit ka veel tagasi. Nii et lifehack. Niimoodi, et tulistame edasi, sellepärast Viljar ootab. Düno peaks olema siis meil täpselt vähem kui 6 päevast. Täna on kolmapäev, järgmine nädal teisipäev. Ja auto on siis siukses staadiumis. No, välimus on üks asi, aga tehnika poolest ei ole tegelikult palju jäänud. Nipet-näpet. Kõige suur mure on see tühi üks siin, kus on wifi hetkel on. See Simber, jah? No oleks parem olnud, kui see Dünos oleks niimoodi ülitritsid igale poole. No ei oleks, me hea, et siin jaalu saime. Viimased tilgad, Racing, Liqui Moly, Synthetic, kuivkartuli paaki, siis saame hakata sealt eespoolt pumbajaamast pumpama.
kõik protseduurid tuleb läbi teha. Nii, vaatame, kas seda läheb pärast juurde vaja. Kus see abinõu? Uus abinõu. Nüüd tuleb välja, et hammasrihm oli liiga lühike või on abinõu liiga suur. Aga nüüd on vaja pumbata, nii. Me hakkame seda kasemahla tegema, aga siin ongi kevadhooaeg käes. Vaatame, kas ma saan selle siia külge. Keegi kurat kõik asjad ette pannud siin. No, semi. Vaatame, kas töötab ka. Oih, need vist niimoodi saab. Nii, vaatame, kas sealt. Tuleb. Kasemaal voolab. Ega selles mõttes, et üks kasemaalla pudel hakkab täis saama kohe. Aga no, siis pane kähku otsa siin. Oota, ära lähe rohkem ringi. Kasemaall number 2 tuleb paagist. Kokku segad, siis on päris hea kange kärakas. Otsa sai. Tuleb. Kollane, puhast bensiin. Ja see aasta sõidamegi 98. Kõige turvalisem. Soovitan kõigile driftimeestele. Terminalist saab. Igast tanklast terminalist saab veel. Laseme 5 liitrit täis, läbi maha kellegile mustal turul. Praegu tegelikult on hea, selle võid endale pagassi jätta. Otsa saab teha. Kas peab ka ukse külgi sildi panema? Ei, pargi ei peata või? No vaata, omanik. Väga pindik. Ja mulle ära, sõida ise. Saab küll nendega sõita. Palju elusab sõita. Me teeme laseb leeki sulle sinna Audi peale, kapoti alla. Sulatame esimest tangi ära, jah. Pidulik hetk. Vaata, hakkame seda sündi kalkuleerima jälle. 21.06. No ei saanud enne. 21. märts, laupäev. Öörahu ei ole veel. Ei saanud enne 9 poissi kätte. Või hobuseid või mida iganes. Nii, mis need protseduurid on? Kuidas need nupud maguskid? Ma ei mäleta. Hakkas paremalt vasakul poole minema ja... Paremalt vasakule. Ma sõidan minema kohe nende pakorollidega. Nii, rooli vist pole vaja. Nii, mass. Süüde. Ootame, et Haltek ellu ärkaks. Nii, neutraal on. Tundub, et on. Kuule, käsipidur on tühi. Nüüd on. Nii, panen või? Kas läheb esimese korraga? 1, 2, läks. Esimese korraga ikka. Näitajad on head. Õli on ainult -40. Aga kalibreerimata. Aga vaata, kas lekkeid ka on või? Vaata, midagi ei leki. Ei leki. Läks. Auto ei saanud käiagi mina. No okei, käis 10-15 minti ja tulid naabrid üle tee juba. Hello! Why are you doing this lärm here inglise keeles? I said, kell is not even 10. This is Saturday. This is party time. We are going to... No ja tegelikult ei olnud nii hullu midagi. Et nagu äkki ma ei tea, mis Eestis seadus on? 11 või 10 või? Talvel, meil on kevad hakkas ju. Kevad hakkas eile või üleile. 12. reede laupäev. Noh, kutsuge, polebki peol rohkem vendasid vilkuritega. Saab mõned ägedad pildid. No ma arvan küll, muidugi reis. Pane vilkurid katusele, ajavad taga, saab ägedad klipid, särgid, värgid siin ümber maja. Pulli peab ka saama. Tulebki siin naabrid kohe sisse ära šokeerida, edasi on lihtsam juba. Saadame neile hoopis ukse taha, ütleme, teil nii vaikus siin, mis teete? Kui vaikus on, siis on pahandus alati. Aga töötab kõik selles mõttes hästi ju. Et
Näedki nagu Viperjusi väga või? Kust need tulevad nüüd veel? Ei, loodame, et ei tule ja ega siin kohal hakkame seda episoodi kokku tõmbama. Ja selles episoodis lähed Dünosse. Järgmises episoodis alustame Dünos Villeri juures, Racetunis. Ja siis vaatame testimist äkki ja äkki isegi näete, kuidas Liveri auto peale sai ja kõik ere detailid, aga te olete ilmselt reveal videot selleks hetkeks näinud. Ei ole keeruline, mul oma peas on mingi visioon olemas, aga ma ei tea, kas see täidega läheb.